Tere õhtust! Nii, hakkame pihta earnings seasoniga, siis aktsiaturuga hakkame pihta. Mis meil oli, mis meil ei olnud ja vaatame. Nii, läheme siia Dow Jonesi juurde. Kahjuks mina panin valesse kohta ja siis see Dow Jones kasvab ja päris ilusti kasvab, nagu näete, see minu mõte, et läheb 24,100 kukkus läbi ja tegelikult kõik need andmed siin, mis tulid välja, tegelikult tulid päris positiivsed, ehk siis neljanda selle kvartali aruannet tulid välja väga head. Et siis JP Morgan kõik kasvas ja päris palju, mitu protsenti, mis me vaatasime, et Goldman Sachs kasvab, kõik Citigroup, kõik pankurid kasvavad. Mida see tähendab? See tähendab, et siis see earnings season on heas hoos ja siis näitab häid tulemusi. See tähendabki seda, et kogu see Dow Jonesi ralli siin all liigub edasi ja praegult siis mingit sellist suunda alla veel keegi ei hakka võtma, et siis võib-olla juhtub selline lugu, et me läheme siin edasi üles, aga ma väga ikkagi kahtlen selles, et võtame jälle selle FIBO peale. No võtame siis nüüd sellest osast. See 24, siin 50 on läbi. No järgmine on siis 25 000. Päris suur number, jah, et siin 2% peaaegu seda kasvu peab tulema, et siis 25 kilo on siis 61,8 FIBO, jah. Ja selline hea ja ümberkonna number, kusjuures ta ei paku siin ajaloo peal mingit väljakutset, tegelikult ta ei paku. Et siin oli ka see kolmnurk, aga me teame kõik see kolmnurk, mis siin on, ehk siis pärast seda alati tuleb veel üks ralli üles ja siis on nagu trendi lõpp. Minu meelest ikkagi see langus siit 27 kilost siia alla oligi see esimene selline näide sellest, et see suurem trend on läbi ja me hakkame nüüd oma langust pihta. Aga kes seda teab, et kuhu see läheb, sest sama asi siin ka Nikkei, et siis Jaapan samamoodi ülesse ja ei taha kukkuda, S&P on sama tõusvas joones ja isegi FTSE, jah. Ja isegi FTSE on tõusvas ja isegi DAX, siis kõik ikkagi aasta alguses kõik ikkagi kasvavad. No, okei, siis vaatame, mis siin ikka juhtub ja kus oli siis meie, no nii, siis JP Morgan, kõik pankurid, kõik kasvavad, nagu te saate aru. Peab nüüd vaatama, kuhu see võiks nüüd minna. Tegelikult kõik ju tegid samasugust asja. Et kõikidel on, Teslal sellist langust ei ole, ülejäänud paberid tegid sama langust, mis tegi ka Dow Jones ja praegult taastuvad siin päris ilusti. Kui see JP Morgan hakkas 119 pealt pihta, langus 91 peale, praegult siis taastub siin 104 peale, et siin päris suur kasv tuleb tagasi ja ta siin see, mis pidi olema see nagu vastupanu 120, 103 peale, seda ta ei tundnudki ja liigub nüüd kiiresti edasi-tagasi ülesse. Meenutab olukord seda eelmist aastat, jah? Mäletate, mis eelmisel aastal juhtus? Siin, kui ma nüüd Dow Jonesi teen lahti, siis
eelmisel aastal oli sama teema. Aasta alguses tuli super selline ralli ja see aasta siis tegelikult on suht sama, isegi rohkem see ralli juba on teinud siin neid punkte. Et siis päris suur tegevus, et siin üle 8%, siin oli 8%, siin on juba 10%, et see on aasta alguse ralli. Aasta pluss 8% ja siin siis aasta alguse ralli juba 10+%, et siin päris palju. Et siis selline asi liigub päris kiiresti, aga me siis kõik teame, mis siin juhtus eelmine aasta, et siin juba jaanuari lõpus tuli suur langus. No vaatame, kas siia tuleb sama langus või ikkagi see ralli jätkub, et siin praegult nagu see, kes ostab, see on hea mees. See, kes ei ole ostnud nagu mina ja ei ole müünud nagu mina, see istub seal, vaatab kõrvale, et mis siin hakkab toimuma. Jätan selle pildi siia alles, vaatame, mis siin Teslaga toimub. Näete, Tesla elab oma elu. Nagu te näete, Tesla elab oma elu ja Tesla earnings season oli suht halb. Nagu te näete, 350, 302. Igaks juhuks kontrollime üle, mis siin Tesla näitab. Ega Tesla tegelikult eriti hästi ei liigu, et siin earnings 5. veebruar. Me kõik teame, et siis tegelikult Tesla eriti hästi ei lähe, ta alati paneb miinusesse. Nii et tegelikult Tesla on selline, kes võib liikuda nii üles kui alla. Et siin praegult ikkagi liigub alla. Mis meid palju huvitavam asi on see järgmine. Palju huvitavam asi on see. Euronael. Nagu ma eelmine nädal rääkisin, siis pildi järgi nagu peaks alla liikuma. Ma ei tea, mille peal, aga see on lihtsalt selle pealt, et 15 aastat kauplen, 16 juba. Jah, 16 on nüüd olemas, et siis lihtsalt selle peal tuligi see kasv. Kusjuures tegelikult pidi toimuma ikkagi naelalangus, aga millegipärast läheb alla. Theresa May iga päev ja isegi täna räägib oma parlamendi ees, et kõik on hästi, kõik on okei. Brexit läheb sujuvalt edasi ja hääletame positiivselt, ärme tee sellest lisa nagu ma ei tea mida, et siis kõik peab olema päris taseme peal. Ja see nagu aitab seda naela toetust ja praegult ta liigub siis meil siin ja koridori allapoole, ehk siis koridori alumine tsoon on siis 0,87, umbes siia praegult, aga hääletus ikkagi on tulemas ja vaatame, mis siit saab. Edasi, Ustien siis liigub veel ülesse ja annab veel selle toetuse siin Dow Jonesile, Nikkei, põhiindeksitele annab seda toetust. Hiina on hetkel vait ja me teame teiega, et tegelikult see järgmine selline sõda, sõnade sõda Trumpi ja Hiina vahel on siis kuskil seal märtsikuus, kui lõpeb see 120-päevaline see edasilükkamisperiood, trade war. Ehk siis vaatame, mis sealt edasi saab. Kui nüüd seal, arvatavasti veebruar elame üle ja siis võib-olla läheme siia alla. Ma ei tea, miks. Ma vaatan kogu aeg praegult allapoole. Võib-olla ma olen valel teel. Aga jällegi, vaadates seda pilti, mis siin on ees, see kõik tähendab ühte asja, see on väike taastumine ja kiiremini ta ikkagi hakkab langema. Et selline lugu. Nii, VTI, nii nafta, see on üks asi, mis nagu läks ikkagi sinna, kuhu oli vaja. Et siis ma arvan, et siin see suurem korrektsioon on tulemas. 55 tuli.
no ei tulnud tegelikult 54,20, aga suund oli õiges kohta võetud ja ma arvan, et siin veel võiks seda kasvu tulla. Veel võiks seda kasvu tulla natukene ja siis siin kuskil nädala keskel peaks nagu selline suurem korrektsioon algama pihta, et praegult me oleme siin täpselt selle vastupanu koha peal 54,15 esimesest katsest, nagu te näete, me siin ülespoole ei läinud, ehk siis see 54,15 hoidis meid ilusti, aga ma arvan, me ületame selle tipu siin. Alati vaadake vasakule, kui te kauplete, jah. Siis me ületame seda tippu ja liigume siia 55 ja 56 peale, et siin need, kes veel ei ole ostnud, siin veel H1 peal saab rahulikult panna. Et siin täitsa okei. Siin mitu varianti on olemas. Noh, kui sa H1 peal hakkad joonistama, no üks variant võiks olla järgmine lõppdiagonaaliga. Ma arvan, et see lõppdiagonaal on ikkagi suht vale asi. Et see ei ole nii, nagu ta peab olema. Ja sellepärast ma kustutan selle variandi ära. Et siin rahulikult veel hakkab kasvama üles. Et mis siin ikka on? Väike korrektsioon ja 54,15. Seda me kindlasti ületame. Siis 54,15. Et see vastupanu siin. Sellest lähme läbi. Nii, kuld. No kuld kahjuks ei teinud seda, mis me tahtsime ja läks pikemasse korrektsiooni, aga ikkagi siit saab edasi minna. Et siis ta eriti palju siin alla ei liigunud, siin oma 10 taala, et siis alla 1% tegelikult liikumis oli ja ikkagi ma ootan seda kasvu. Ikkagi ma ootan seda kasvu siia ja midagi siin pole muutunud, et lihtsalt nagu alati üks on selline lihtsam korrektsioon, teine on siin natukene keerulisem ja midagi siin muutunud pole, ma arvan, et me võime siin ülesse minna. Kuna H4 vaatame siin H1, et kas nüüd on see õige hetk käes, millal võiks nagu alustada, jah, et siin M5 peal selline ilus kiire liikumine on olemas. Selline start on antud nagu võiks öelda ja stop loss tegelikult väga lähedal, et siis SL siis 1270, no 750. Ja teine asi, ma arvan, et isegi see 2279, isegi see hoiab. Et siin võib olla veel natukene alla M5 peal. Homme, arvatavasti homme on juba siin täitsa kõik olemas, et siin homme on kasv edasi liikuma. Et siis ma arvan, siin isegi niimoodi. Kui kõik on õige ja see asi on siis start, impulss, siis siit veel väike korrektsioon või isegi praegult võib osta, ega siin suurt ei ole midagi kaotada ja siit hakkab tuld tulema, et siis vaatame. Siis siin hea võimalus praegult tehingu avamiseks, väga lühike stop loss siis sellel kulla peal. Nii. No nüüd on aeg vaadata ka euroust. Ja euroust kahjuks tegi siin languse. Ei läinud ta sinna, kuhu oli vaja. Jutt oli siis selline, et eelmine nädal jutt oli järgmine. Siis 1.14 võiks ta minna ja siit võiks hästi osta. Näe, siia see jäi, jah. 1.14 võiks langeda. Kahjuks langus on siin oma 35 pippi sellest 1.14 allapoole liikunud. Midagi hullu veel ei ole. Et see tegelikult see kriitiline number, millest nagu ei tahaks näha seda langust, on siis 1.13.15.
No tundub 85 pippi on suht suur stop loss, kui keegi läks siin 1.14 pealt sisse. Aga kuna siin selline liikumine enne seda oli, siis siin on suht keeruline aru saada, et kus see võiks kõik asi olla. Mis veel? Neljapäev, nagu te kõik teate. Neljapäeval on Draghi. Ma jälle unustasin. Me võiksime panna seda webinari ülesse, aga ma unustasin ära see ECB hind. Tundub, et mingit suurt liikumist ja väljakutset see neljapäevane uudis siis ei paku. Et siis deposit rate, interest rate, see kõik asi jääb ja siin Draghi, ega ta midagi tugevat ei peaks välja ütlema. Põhimõtteliselt detsembris ta oli nõrk, selle nõrkuse peal siis euro langes edasi. Ega eurotsoonis midagi suurt juhtunud pole detsembri ja jaanuari vahemikust, nii et põhimõtteliselt Draghilt ei ole oodata siin tugevaid sõnu ka. Et siis ma arvan, et Draghi on suht neutraalne selline. Draghi is neutral. Neutraalne ei peaks tooma siia sisse eriti suurt muudatust ja sellepärast ma ei oota siit mingit liikumist. Aga ikkagi ma ootan seda liikumist ülespoole. Ma arvan, et selle neutraalse asja peal siis võiks tulla siia see liikumine üles. Kuidas see võiks juhtuda, ma veel ei ole kindel, aga kes ei ole siin ostnud, see võiks praegult osta. Kusjuures praegult on jällegi mõtet osta, sest minu meelest, kui nüüd H1 vaadata, sa võid öelda, et siin on juba divergens olemas ja siin ta arvatavasti, siin ta peaks nagu olema. Siin peaks olema see divergens. Siin divergens oli enne seda, aga kasvu ei tulnud. Jah, kasvu siit ei tulnud. Divergens oli ja siis lõppes ära. Ja siis tuli uus langus, nii et hetkel H1 peal see, mis siin on tulemas, see ei loe. Aga vot siin H4 peal on palju parem, kui nüüd H4 peal juhtub see divergens. Ja praegult kõik on selleks valmis. Meil on vaja veel ühte langus siia natukene alla. Et siis veel üks langus. Veel üks langus kuni siia. Ja siis H4 peal tekib päris ilus divergens ja H4 on juba natukene kindlam signaal, mille järgi võiks ka tehinguid lahti teha ja siis kaubelda seda asja. Vot selline on minu mõte, et siin veel natukene on puudu. Võib-olla isegi see euro ei liigugi siin kuni neljapäevani, et siis see õige liikumine võib-olla hakkabki pihta ainult neljapäev. Elame näeme. Arvan siis euro kohta tegin päris selgeks pildi. Niisiis, see meie GBB ust ja GBB ust siis, nagu te näete, kasvab siin päris pikalt ja tegi uue maksimumi siia ülesse ja võib-olla teeb veel. Vaatame siin daily. Kusjuures kes kaupleb siin, kes kaupleb küünlaid, tema jaoks on see mudel päris selge. Pärast sellist asja peaks liikuma alla. Aga see peaks ei tööta naelaga praegult. See kõik peaks ei tööta naelaga, sest on olemas Theresa May ja on olemas parlament, kes elavad hetkel eraldi. Ja kui nad üheskoos teevad ikkagi lõpuks ometi selle valiku, alles siis saab siin kuidagi moodi tehinguid lahti teha. Mitte varem.
siin ikka, isegi kui sa hakkad vaatama ja meil on siin Inglismaa tööturg homme Tuesday, jah. Meil on siin olemas naelauudis, päris oluline unemployment, aga see kõik tegelikult rooli ei mängi, et siis siin nii no siin mingi broadband speech, sellist venda ma pole kuulnudki, millest ta hakkab rääkima. Et siis midagi siit nagu ei ole tulemas, et see töönumber siin ei ole oluline. Nii. Mis on veel huvitavamad siin? Uistkäed. Uistkäed siis tegelikult peaks nagu kasvama, aga ei kasva ja selline tunne, kui ta nii teeb, siis siit võib üldse tekkida selline liikumine. Sest ei saa olla esimene laine H4 peal nii vilets. Nii aeglaselt midagi nagu eriti ei liigu. No jaa, siin me leidsime selle impulssi küll ülesse, aga siin edasi, mis liikumine oli see, oi, see midagi head ei too sellele tulevikule liikumisele, mis peaks nagu olema ülespoole. Et pigem siin võib tulla üldse vastupidine liikumine. Aga kuna ma arvan, et see nafta ja kuld, no kuld okei kasvab, aga ma arvan, et see nafta võib langeda, langust alustada siin kesknädala paiku, siis ikkagi see joonis, mis me siin panin alla, ikkagi see võiks tulla ülesse. Et siin Kanada dollariga on suht keeruline praegult kaubelda. Jah, mida on natukene kergem kaubelda, on siis ikkagi see H4 ja Austraalia dollar. Nii, Austraalia dollari järgi meil tekkis siia siis ilus korrektsioon. Noh, nagu te näete, konsolideeris siin natukene 90 pippi tegi korrektsiooni. Ma arvan, et nüüd võib proovida isegi jällegi H1 lahti. Ja nagu te näete, iga H4 low võiks olla ostukoht. Siis see ostukoht siin on väga magus. See koht siin on juba väga magus. Noh, kui keegi ostis siin all, samamoodi näete, ma arvan ikkagi te teenisite, jah. Kui te siin H4 peal proovisite, siis siin võis olla see võimalus kauplemiseks. Et siis siin ikkagi ma ootan seda suurt kasvu ja seda näitab ka meile out NST graafik, kus juures praegult NST kasvab palju kiiremini. Aga millegi pärast siin, oota, miks need graafikud kokku ei lähe? Oota, mis asja? NST täna kasvas Audi vastu. Aud oma koht, jaa, okei, nüüd klapib, jah. Aud kaotas. Ja NST kaotas, aga vähem vist, vähem. Siis näete, graafikud on erinevad, jah. Eelmine nädal NST kaotas palju rohkem. Samamoodi ikkagi veel ootan ühte kasvu, aga Audis see tuleviku kasv on palju suurem. Nii et panustan ikkagi siia peale ja see Audi NST meile peaks näitama ühte asja, et siis me veel siin läheme ülesse. Et see esimene päeva laine arvatavasti veel nagu võiks kesta. Me ju vaatame siin seda nagu trendi muutust, et siis siit juba nagu trend reversal, ehk siis trend up. No vaatame, kas on meil õigus või ei ole. Nii, Ustiini vaatasime, eurojeen. Eurojeen siis hetkel, midagi uut ei paku. Tegelikult kõik vaatavad seda Ustiini ja ongi nagu kogu lugu. Et keegi midagi muud ei vaata. Siin palju huvitavam on see, et euroaud ei taha minna ülesse. Ainult langeb ja ainult langeb. Ja natukene konsolideeris, aga põhimõtteliselt langeb ja langeb.
Et ma ikkagi ootan sellist asja, et jah, siin oli see läbilöök, aga see oli põhjustatud Hiinaga. Põhimõtteliselt hind käis siia ära, vastupanu 1.63.55 hoidis ennast, praegult siis ikkagi liigub alla ja ma ootan siit seda õiget kasvu, et siis mingi hetk ma loodan see euro saab olema väga tugev ja igal pool hakkab päris kiiresti liikuma, aga selleks on vaja ikkagi keskpanga abi. Kas on see nii või ei ole? Ma ei tea. Nii, eurokäed on üldse mul vales kohas. Nagu te näete, eurokäed on siis üldse vales kohas praegult. Siin ennustada on suht keeruline. Palju lihtsam on ennustada siis siin euro NST-s. Euro NST-s on palju lihtsam. Noh, kui lihtsam see on, veel keegi ei tea. Meil on siin tekkinud reedel tekkis selline haamer, pärast seda tuli siia kiire kasv, päris kiire, palju siin oli, 160 pippi, praegult natukene annab tagasi. No minu meelest see tsoon siin pakub sellist head toetust. See annab siia head toetust ja see tähendab seda, et kuna ma ei usu NST-sse, siis ma usun ikkagi eurosse ja euro hakkab siin ilusti liikuma ülesse ja kasvab edaspidi ülesse. Selline on minu mõte. Nii, euro-rubla. No see müstiline paar, see müstiline paar nüüd liigub päris tugevalt siia alla ja isegi ei mõtle nüüd sellest tagasi liikumisest siia ülesse. Selline tunne, et ma olin siin valel teel ja kui ajaloo peal jällegi vaadata, seda liikumist, siis arvatavasti see on nüüd suur tipp. See on siis selline liikumine ja vastavalt sellele tegelikult me liigume siia 73 peale. Ma ei usu oma sõnu, aga kui see nii kõik on, siis jah, rubla hakkab siin liikuma päris kiiresti alla, mis kuidagi moodi ei klapi selle pildiga, selle poliitilise pildiga, mis seal telerist tuleb. Et CNN räägib ühte, Bloomberg räägib teist ja kolmandat ja Vene kanalit üldse neljandat ja viiendat. Kus see õige jutt on? See keeruline asi. Natukene hetkel minu siis see sihik on paigast ära ja mul on suht keeruline siin selle euro-rublaga asju ajada, et põhimõtteliselt ma ikkagi loodan siis sellele liikumisele siin ülesse, aga kahjuks ta siin liigub alla. Nii, ma ei tea miks, aga see nädal mulle pandi 30 minutit ainult selleks webinariks. Vist mingi järgmine webinar tuleb peale, nii et kiiresti küsige mingeid küsimusi, sest meil on jäänud 2 minutit aega. Ma küsin Pauli käest, miks pandi 30 minutit see nädal. Et kui kellelgi on mingi küsimus, siis peab kiiresti seda küsima või meid siin shutdown itakse automaatselt lihtsalt ja me ei näe isegi lõppu, et siin võib peale tulla keegi järgmine. Nii. Gaasi teema, jah. Aga gaasi teema peab olema selline. Kõik lugesid sellest, mina vähemalt lugesin, et siis see Saksa minister, avame selle gaasi alguses ülesse kiiresti, 1 minut aega jäänud. Aga võib-olla keegi ei tulegi peale, me saame teada siin selle ühe minuti jooksul saamegi teada, kas keegi tuleb peale või tulema järgmise webinariga. Nii, N-gaas peab olema, aga miks ta ei kasva? Miks ta läheb alla? Miks ta läheb alla? Sest eile just Bloombergis lugesin, Saksa minister ütles, et siis
okei, ütles seda, et ärge nüüd poliitikat segage siia, äri on äri, poliitilised asjad on poliitilised asjad, ehk siis isegi kui teil on suured avastate meie sellele teisele Nord Streamile või mis see on seal, me ikkagi seda teeme edasi, me tahame teha tööd ja tahame olla soojas majas. Nii et ärge segage, see Nord Stream 2 saab olema tehtud ja te võite seal rääkida, mis te tahate. Kahjuks, nagu me näeme, see omakorda gaasile mingit toetust ei andnud ja hetkel gaas üldse langeb. Ma ei tea, miks. Kullaga liikumine on sarnane. Ei ole. Kullaga liikumine ei ole sarnane. Kuidas ta on? Kui H4 kuld on vaata selline, H4 gaas on selline ja kuld H4 on selline. Näe. Kuld mahub mul siin ekraani peal. Näe, vaata, kasvas joones. Ja see gaas on üldse teises, näevad, siin oli kasv ja ta üldse langeb. Selles mõttes üks kasvab, teine langeb. No kui nii, siis on küll jah, et siis pöörad ümber ja siis näed seda nii, nagu see peaks olema kuld, jah. Niimoodi ma olen küll nõus. Et siis, kui see langeb, siis kuld kasvab. Kui nii, siis jah. Et siis vaatame, aga tegelikult põhimõtteliselt gaas peaks praegu kasvama hinnas, kuna Eestis on külm ja ka Euroopas on ka külm. Minu meelest nad alati teevad niimoodi, kui on külm, siis ikkagi asi peaks kasvama. No vähemalt Eesti Energia teeb niimoodi, et kuidas seal gaasiomanikud teevad, ma veel ei tea. Aga mina krutiks hindu üles, et kui on vaja kütta, siis maksab. Äri, puhas äri. Nii, aga siis mis siis veel? Bitcoin. No Bitcoin liigub alla 3,5. Minu meelest siin nafta peal on kauplemisvõimalus olemas. Siin Euroustis ja Audustis on olemas võimalus. Audustis on hea võimalus ja Euroustis on hea võimalus. Nii et ise valige, kus te võiksite seda võimalust ära kasutada ja siis vastavalt sellele siis tehke ka neid tehinguid. Ja näeme siis järgmine esmaspäev. Võib-olla neljapäeval näeme. Homme kirjutan, vaatame, mis saab. Tšau.